on 19. juuni 2025, mõned päevad on jäänud võidupühani, kus võidupüha paraad peetakse see aasta Eestis Pärnus ja jaanipäevani, kuid meil on siin lõppemas täiskogu istungite nädal, nii nagu igal kuul on toimumas ja sel suvel on toimumas üks istungite nädal Strasbourgis veel ehk juulikuus ja juba järgmisel nädalal on komisjoni istungid Brüsselis ehk Brüsselis või Prantsusmaal siin väga midagi ei teata jaanipäeva tähistamisest või riigipühadest. Aga mis on toimunud viimastel päevadel siin Euroopa Parlamendis? On toimunud nii mõndagi nii Eestis kui ka Euroopa Liidus laiemalt. Täna on neljapäev ehk ma kohe siit hakkan tagasi sõitma Eesti poole. Aga viimastel päevadel on toimunud loomulikult debatid ja hääletused. Kõige olulisemad küsimused, mille üle on debateeritud, on järgmised. Teisipäeva hommikul põhidebatt keskendus direktiivile, millega tahetakse kaitsta rohkem lapsi, alaealisi seksuaalse ärakasutamise eest. Mõte on üllas ja ma arvan, et mitte ükski normaalne inimene ei toeta kuidagigi seda, et oleks võimalik lapsi ära kasutada, sest lapsed vajavad kõige rohkem kaitset ja hoolt. Aga see direktiiv loomulikult räägib ka sellest, et kuidas rohkem interneti avarustes kontrollida, ehk kuidas tekitada süsteeme, kus riigi võimul oleks suurem ligipääs ka tavaliste täiskasvanud inimeste tegevustele kuskil interneti avarustes ja loomulikult selle peale võib ju ka mõni valija või inimene öelda, et aga ma olen ju aus inimene, et mul pole mitte midagi karta. Nagu me oleme kuulnud seda ka Eestis väga tihti, et mis siis on, kui ilma minu teadmata näiteks politsei jälgib minu auto liikumist, mul ei ole mitte midagi karta. Et see on selline hästi ohtlik mentaliteet, mis paljudel inimestel on, et nii kaua, kui on endal mugav ja usk, et ma ei ole ju midagi valesti teinud, ma olen aus inimene, siis on kõik justkui hästi, aga ühel hetkel, kui aga tuleb näiteks mingisugune süüdistus või poliitiline või otsitud põhjus endale kaela kuskil prokuratuuri poolt, siis on küll häda väga suur ja nutt on väga suur ja hala, et kuidas riigivõim seda ära kasutab. Ja vaat see ongi alati kõige suurem oht, et kui loobutakse vabatahtlikult ka oma eraelulistest privaatsustest selle nimel, et aga ma olen ju aus inimene ja mina ju seadust ei riku, siis see on alati selline tee põrgusse, mis on sillutatud ilusate kavatsustega. Aga lõpptulemus ei ole üldse mitte meeldiv, mitte kellelegi. Aga jällegi laste kaitsmise eesmärgi mõttes on see täiesti arusaadav. Kuid debati käigus mitmed konservatiivsemad saadikud, minu kolleegid samuti tõid välja enne minu kõne, et see probleem juba Euroopa ühiskondades on palju laiem ja suurem kui lihtsalt lapspornograafia levitamine, laste ärakasutamine, vaid probleem on üldse ühiskondades üle seksualiseerimises. Siia sobib näiteks tuua mõne aasta tagune avastus, mida ma ka kajastasin Eestis oma jälgijaskonnale, valijatele, kes tahab, see leiab ise ka selle ülesse, kuidas Euroopa Komisjon näiteks on Euroopa maksumaksja rahade eest toetanud teatud lasteraamatute väljaandmist 6 liikmesriigis, seal oli kas Hispaania, Itaalia, mingid riigid veel, et trükkida neid lasteraamatuid, mida jagatakse lasteaedadesse, kus räägitakse sellest, et mingisugune kaelkirjak on sooneutraalne. Siis mingi jõehobu on hoopis samasooline, ehk talle meeldib poiss jõehobu, kellele meeldivad teised isastest jõehobud. Ja neid raamatuid pakutakse lasteaial lastele, et nad juba 2 või 3 aastaselt hakkaksid õppima, et kes kellega magab ja kes on millise orientatsiooniga. Ja see ei ole normaalne ja seda on tehtud maksumaksja raha eest. Lisaks sellele, kui me räägime samasooliste paraadidest, ükski heteroinimene ei lähe lehvitama lipuga tänava peale ütlemaks, et ma armastan naisi või ma armastan mehi, vastassoo esindajaid. Küll aga teatud grupp inimesi tahab väga seda kuulutada tänavate peal, ikkagi kas mingist alaväärsuskompleksist, sest nad tunnevad, et nad ei ole päris samasugused, nagu mees, naine, kes suudavad saada bioloogiliselt lapsi, järglasi, aga sinna tiritakse kaasa ka lapsi. Ehk neid selliseid päris võikaid näiteid paraadides, kus titekärudes beebisid veetakse kaasa või laste ja lapsi, siis kõndima inimestega, kellel on mitte just kõige sobivamad riided seljas, stringid jalas, mis iganes loomade maskid peas, siis see on ka laste ärakasutamine enda mingisuguste perverssete huvide edendamiseks. Seega see debatt oli, seega mõte ja eesmärk on väga üllas,
aga peidab endas väga palju ohte, mis puudutab just nimelt inimeste privaatsust, inimeste jälgimist riigivõimu poolt ja loomulikult ka seda, et enamus Euroopa Parlamendi liikmeid, kes räägivad sallivusest, tolerantsusest ja avatusest, tegelikult on ülimalt kahepalgelised ja silmakirjalikud, kui räägivad laste kaitsmisest, sest ühest küljest tahetakse kontrollida küll inimeste tegevust internetiruumis, aga samal ajal eiratakse fakte, et lapsi kasutatakse ära ka just nimelt nendes seksuaalsetes küsimustes, milleks on kõik LGBTQI+ paraadid ja selline laste üle seksualiseerimine juba lasteaiast alates kuni koolisüsteemini. Sealt edasi minnes kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul oli siis külas meil Kaja Kallas, kes andis kerge ülevaate peagi saabuvast NATO tippkohtumisest, mis toimub 24. ja 25. juunil ehk järgmisel nädalal. Seal debatis võtsid sõna peale minuga, minu meelest ka veel Riho Terras ja vist Sven Mikser ja Jüri Ratas, erinevad inimesed. Aga loomulikult räägiti siis Euroopa riikide kaitsevõimest, kaitseinvesteeringutest ja sellest, et nüüd on siis üks põhieesmärk, mis on siis ka Ameerika Ühendriikide poolt ette pandud, et NATO liikmesriikide kaitsekulud peaksid tõusma 5%-ni. Ja ütleme, üldpildis ma olen sellega täiesti nõus, et ilmselgelt, et kui sa ise oma riiki pole suuteline kaitsma, siis ei pea eeldama seda, et teiste riikide sõdurid või teiste riikide emade ja pojad peavad tulema surema meie eest näiteks Narva alla. Et see on täiesti elementaarne. Aga alati see protsendimaagia on selline trikiga. Ehk kui Eesti paneb näiteks 5% kaitsekulutustesse ja Saksamaa paneb 5%, siis enam-vähem samas suurusjärgus maksab laskemoon nii Saksamaale kui Eestile. Sama suurusjärgus on näiteks õhutõrjeraketid. Sama palju maksab relvastus, tankid, isikvarustus sõduritele. Ehk kui meie majandus suudab panna 5%, siis paratamatult me saame niivõrd palju vähem selle eest, kui saab Saksamaa majandus 5%-ga. Ehk see moraal on selles, et paratamatult väikeriigid peavadki rohkem panema, et siis likvideerida neid kaitselünkasid oma kaitsevõimes, et sul oleks võimalik kuidagigi oma riiki kaitsta, kui asi läheb väga hapuks. Aga samas ei tohi jääda ka sellesse numbrimaagiasse kinni, kuna on tihti väga suur vahe, et kuidas sa raha kulutad. Ehk et näiteks kui mida rohkem me suudame toota laskemoona Eestis koha peal, siis ilmselgelt kaitsekulutustest see raha, mida me paneme laskemoona tootmisesse, jääb meie majandusse, loob Eestis töökohti, jällegi toob maksutulu riigile. Ja samal ajal, kui me ostame seda sisse näiteks Ameerika Ühendriikidest või Itaaliast, siis see raha rändab välja nende riikide majandusse ja aitab seal hoopis töökohti luua. Ehk see on alati selline trikiga küsimus, kui palju paneme kaitsekulutusse. Ehk lõppkokkuvõttes pole oluline, kas see on 3%, 5% või 8%. Oluline see, mida me antud rahasumma eest, näiteks 500 miljoni euro eest või 2,5 miljardi euro eest, mida me konkreetselt saame ja kuidas see tõstab meie kaitsevõimet ja meie ettevalmistust võimalikeks konfliktideks, kui keegi ähvardab Eesti Vabariiki. Aga see oli siis see debati olemus selline. Aga samas ma tõin ka oma kõnes välja, et on väga palju riike, kes siiamaani mõnulevad rahulikult seal lõunas ja läänes, ütel seda, see pole meie mure. Et kui on muidu muud küsimused, mis puudutab immigratsiooni või rohepööret ja kliimamuutustega võitlemist, siis räägitakse sellest, et Euroopa peab ühiselt tegutsema. Kõik peavad kaasa tundma, eks ole, lõunariikide muredele. Aga kaitseküsimustes, see on teie mure. Et seal põhjas ja idas. Ja paratamatult, eks ta päriselus nii ongi. Et ega me ei peakski eeldama, et kui meil on vaja Eestit kaitsta, et siis hispaanlased, itaalsed hakkavad jooksuga tulema meile appi. Et lõppkokkuvõttes, mida meil on vaja? Meil on vaja ühiskaitsehankeid, tugevamat koostööd, koordinatsiooni, eelkõige Soome, Rootsi, Baltikumi ja Poolaga. Et see on see piirkond, kus on meil selgelt ühised huvid, ühine võimalik koht sõjaline ja kus me suudame nagu koos koopereeruda võimalikult efektiivselt. Et see on see reaalsus tegelikult, kus me elame. Lisaks sellele siis täna ehk neljapäeval oli hääletustel ka erinevaid raporteid, mis puudutab demokraatia olukorda Malis näiteks, seal osas Aafrika riikides veel, kuid kõige põnevam raport rääkis siis kasside ja koerte kaitsmisest. Ja selles teemas ma olen ka märganud ka Eestis sotsiaalmeedias on siis loomakaitseorganisatsioonid on kõvasti teinud kampaaniat, et ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed hääletaksid siis selle ettepaneku poolt, mis aitab rohkem kaitsta siis kasside ja koerte heaolu. Seal räägitakse siis sellest, et kuidas näiteks ei tohiks loomi magama panna varjupaikades. Ja see muidugi ei ole väga realistlikud ettepanekud, et inimlikult aru saadav, et on inimesi meie Euroopa riikides ja ka Eestis, kes siiralt muretsevadki kasside ja koerte heaolu pärast. Aga samal ajal reaalsus on see, et tihti tuleb neid loomi magama panna varjupaikades, kuna nad uut kodu suure tõenäosusega pole siiamaani leidnud
ja lõpuks nad peavad virelema seal puurides ja lõppkokkuvõttes, kes selle eest maksab, et nende elu siis pikendada mingi perioodi võrra selleks, et lihtsalt hoida ära siis magama panemist. Ja lõppkokkuvõttes ma ütlen ausalt, ma hääletasin selle raporti vastu, mitte et mulle ei meeldiks kassid ja koerad, aga see ei ole Euroopa Liidu küsimus. See ei pea olema Euroopa Liidu tegevus või siin ka Euroopa Parlamendis, et kulutatakse aega, maksumaksja raha ja seda inimressurssi sellele, et reguleerida liikmesriikides koerte ja kasside heaolu. See ei ole Euroopa Parlamendi ülesanne. See on iga liikmesriigi sisepädevus. Loomulikult tuleb tagada liikmesriikides ehk meie puhul Eestis, et koerte ja kasside kohtlemine oleks võimalikult viisakas, aga sellega ei pea tegema Euroopa Liit. Euroopa tegelikult sellega, et kuidas lõpetada rohepööre, majanduse tapmine, ülereguleerimine, see on need küsimused, millega Euroopa peaks tegelema, mitte kasside ja koerte heaolu eest võitlemine. Ja lõpetuseks loomulikult, nagu te nägite eelmistel päevadel meedias, siis Eestis on tore asutus nimega Erakondade rahastamise järelevalve komisjon, siis lühendatult ERJK, mida juhib juuraharidusega eksminister Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Liisa Oviir, kellega siis nende komisjonil on kana kitkuda väga paljude juba poliitikutega. Siin on nimekirjas küll on Urmas Reinsalu, Mart Võrklaev, Riho Terras, ka Marina Kaljurand ja mina. Ja siis nemad tegid nüüd otsuse, et mina peaks tagasi maksma Euroopa Parlamendi fraktsioonile Identiteet ja demokraatia 15 330 €, kuna möödunud aasta 21. aprillil toimus julgeoleku teemaline üritus, kus põhiesinejaks ei olnud isegi mitte mina, vaid Riho Ühtegi, kes on apoliitiline, pole osalenud mitte ühegi valimistel, pole ühegi erakonna liige ja kuna ma selle ürituse korraldasin ja enne seda oli ka teavitus selle ürituse toimumise kohta Kanal 2 eetris lühikese teavitusklipiga, kus polnud sõnagi mainitud Euroopa Parlamendi valimistest, polnud ühtegi lauset, et tule vali mind 9. juunil, polnud mitte mingit pistmist valimiskampaaniaga, siis sellest hoolimata ERJK hakkas alates detsembrikuust siis ruineerima, et see on ikkagi kampaania, et sa olid kandidaat. Ja et isegi kui see polnud valimiskampaania, siis Euroopa Parlamendi eelarve kasutamine poliitiliseks tegevuseks on keelatud annetus juriidiliselt isikult Eesti erakonnaseaduse mõistes. Kes on natuke rohkem juuraga kursis, saab väga hästi aru sellest, mida ma mõtlen, aga need etteheited olid nii absurdsed, kui olla saavad. Ehk ma oma vastuskirjades, 3-4 korda käis kirjade põrgatamine, ma põrmustasin kõik nende väited. Ehk Eestis tõesti ei ole seadusega reguleeritud, millal algab aktiivne valimiskampaania, kuid Riigikohus on mitmetes lahendites öelnud selgelt. Aktiivne valimiskampaania algab hetkest, kui Vabariigi Valimiskomisjon registreerib kandidaadid. Alates sellest hetkest on inimene kandidaat. Eelmisel aastal toimus see 30. aprillil eurovalimiste kandidaatide registreerimine. Enne seda ei olnud ametlikult mitte ühtegi kandidaati ja ei olnud tegemist aktiivse valimiskampaaniaga. ERJK aga lihtsalt eirab või ei suudagi aru saada Riigikohtu lahenditest, mis on lihtsalt nagu mille eest raha saavad. Keskmine ERJK liige saab umbes 12,5 € tunnis heietamise eest ja selle eest, et nad ei suuda aru saada isegi Riigikohtu lahenditest, lugeda seadust ja tõlgendada seaduse mõtet. Ehk ERJK tuleks kinni panna lihtsalt, kui mõttetu punt inimesi, kes mängivad kõva juura tegemist, aga tegelikult ei saa aru mitte milleski. Lisaks sellele ma tõin kõik näited. Tegemist oligi osaga minu tööst. Ma olen Euroopa Parlamendi liige. Ma pean teavitama avalikust ka julgeolekuküsimustest, Euroopas arengutest, mis puudutab julgeolekuküsimust. See on täiesti normaalne. Ja see oli enne valimiskampaaniat. Ja mis puudutab juriidilise isiku annetust, no siis see oligi veelgi nagu naljakam. Et ma võtsin neil lahti erakonnaseaduse eelnõu, millega kunagi siis täiendati erakonnaseadust, kus toodi sisse, et juriidilised isikud ei tohi annetada erakondadele. Võtsin lahti stenogrammid, istungite protokollid ja tegin neile mustvalgelt selgeks, et Riigikogu mõte selgelt oli keelata äriühingute annetus erakondadele ehk aktsiaseltside OÜ-de. Aga tsiviilseadustiku kohaselt Eestis on juriidiline isik kas eraõiguslik või avalik-õiguslik. Ja seadusandja pidas silmas selgelt eraõiguslikke juriidilisi isikuid, sest avalik-õiguslikud juriidilised isikud on ka Riigikogu, Tallinna linn, omavalitsused ja ka Euroopa Liit ja Euroopa Parlament. Ja Riigikogu liikmetel on kuluhüvitis, mille eest võib tuua näiteks pensionäre Riigikokku Toompeale tutvustamaks Riigikogu liikme tööd. Võib korraldada rahvaüritusi, kohviõhtuid.
võib teha reklaame, mis tutvustavad parlamendiliikme tegevust Riigikogus. Ja see on täpselt samaväärne, nagu on Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarve. Täpselt sama poliittegevuseks. Ja sellele muidugi ERJK ega proua Oviir pole osanud mitte midagi vastata, sest nad ei teagi mitte midagi, vaid ajavad oma joru. Igastahes kõige naljakam muidugi otsuses on see, et kuna ma pean tagasi maksma selle fraktsioonile identiteet ja demokraatia, siis ERJK pole isegi sellest aru saanud, et nende siis see haldusakt ettekirjutus mulle on õigusvastane, kuna sellist fraktsiooni ei ole olemas enam eelmise aasta juunist. See saati laiali. Ehk nüüd ma ei teagi, et kui ma tahaks ära maksta 15 000 eurot, et kellele ma selle ülekande peaks tegema, sest seda fraktsiooni ei eksisteeri. Aga igastahes mina lähen sellega halduskohtusse, taotlema loomulikult ka seda, et ma ei pea mingisugust sellist ettekirjutust täitma, mis on õigusvastane. Esiteks on arvestama teatud kõik sisulised põhjused ja argumendid ja Riigikohtu lahendite otsused ja tegemist on täiesti lihtsalt ulmelise asjaga. Igastahes me lähme halduskohtusse ja me kindlasti ka võidame selle, ma ei kahtle ka selles. Aga need on jällegi asjad, millega me oleme pidanud tegelema eelmistel päevadel. Ja lõpetuseks kirjutasin eile ka arvamusloo Postimehes seoses e-valimistega, kuna nüüd avalikustati siis rahvusvaheline raport Eesti e-valimissüsteemi osas ja mis ikkagi põrmustab täielikult selle valimissüsteemi, mis on kasutusel maailmas ainult ühes riigis. Selle nimeks on Eesti. Ja see ei ole kontrollitav, see ei ole usaldusväärne ja ilmselgelt Eesti ei peaks rääkima, et ta on väga liberaal-demokraatlik läänelik riik, kui Eestis prokuratuur teeb, mis tahab, ilma igasuguse vastuseta. Kui meil on valimissüsteem, mida pole võimalik kontrollida ja jälgida, siis Eesti ei saa rääkida, et me oleme siin kuskil Rootsi või Norraga või arenenud lääneriikidega ühel tasemel. Ennem tuleb teha väga kõva areng ja selle arengu eelduseks on see, et me ei kasuta valimissüsteemi, mida ei saa kontrollida ega jälgida. Ma soovin teile kõigile ilusat suve jätku, saabuvat jaanipäeva, saabuvat võidupüha. Kohtume arvatavasti juba nädala pärast Brüsselist, Euroopa Parlamendist. Seniks aga külastage ikka minu kodulehte jaakmadisson.ee. Jälgige siis viimaste päevade kõnesid kas või YouTube'i lehel või sotsiaalmeedias Facebookis. Mina saadan kõigile toredaid tervitusi ja kui varem ei näe, siis juba järgmine nädal Brüsselist.